olen Sälli ja tere tulemast vaatama meie järjekordset videot. Täna on meil siin majas elatud 10 päeva. Mina olen ilmselgelt minetanud igasuguse enda sättimise, ilulemise, meikimise. Väljas on umbes 30 kraadi olnud viimased päevad, hästi palavan, aga me oleme ikka iga päev tööd teinud, sest et asjad peavad saama tehtud. Ja kuna meil on hästi suur plaan ja soov, et järgmise nädala lõpus tuleksid meile ka siia külla mõned sõbrad, siis otsustasin, et kui Jimmy teeb majas seal vannitoa ja pesuruumi remonditöid praegu lammutab, siis mina võiksin hakata vaikselt tegema sauna eesruumi. Ja ma kõigepealt, kuna ma eelmine kord ei näidanud teile siis saunahoonet, siis ma täna teen teile väikse saunatiiru sellisena, nagu see on, ja vaatame siis, milliseks me paari päevaga selle sauna võiksime lihtsate ja odavate vahenditega teha. Saunamaja on siis täiesti eraldiseisev hoone. Ta on siis hoovist või majast üle hoovi, mis on iseenesest väga mõnus. Praegu meie ATV seisab siin, sest me just vedasime siit pahne ja vana mööblit välja. Niuke väike armas, siin on siis leiliruum, eesruum ja tegelikult seal on kuur. Ja me sellest kuuriruumist tahaksime teha siia teise ruumi veel, saunale eesruumile lisaks. Et me saaksime tulevikus seal teha siukse mõnusa külalistetoa ja mõnusa olenguruumi ja et sauna eesruumi jääks ikkagi riiete vahetuseks ja selliseks enda tegevuseks. Meie ujumisasjad, me oleme iga päev käinud ujumas ja siin on nii äge, et siin tegelikult on see koogukaev ka kohe siin sauna juures. Et muidu on majja tuleb vesi puurkaevust. Hetkel on siin prügi, mis on majast välja toodud, kausid, koerale panin vett siia enne mängimiseks ja vaatame siis natuke sisse ka. Et saun, ma ütleksin isegi, oli kõikidest hoonetest kõige paremas seisukorras. Ehk siis ka kõige paremini hoitud ja võib-olla kõige hilisemalt tehtud ka mingit siukest veidikene värskendust. Siin on hetkel pistikud on kõik ära, aga need on ära sellepärast, et Jimmy võttis nad ära ja samamoodi tuli, seal oli enne lamp, et ma saaksin hakata siin värvima. Et siin on siuke mõnus niisugune tavapärane puidune. Põrand on täitsa selline krobeline betoon hetkel, aga me tahaksime selle ära plaatida. Ja leiriruum tegelikult on täitsa okei. Et siin on keris, niisugune päris suur on ta, võrreldes niisuguste pisikeste leiliruumidega. Ja kausid siin me oleme isegi juba teinud korda, et Jimmy pesi siin selle mingi saunapesuvahendiga, kõik küüris üle. Ja need on siis juba meie ostetud siin mingid kausitämbrid. Oleme siin pesnud viimased nädal aega. Vaatame siis, kas saame sellest midagi ilusamat ja ägedamat teha. Aga alustada tuleb sellest, et kõik tuleb ära koristada. Ja see ei peaks siin olema. See on mingi niisugune pardi prääksutamise pasun, mille Rasmus leidis kõrvaloonest ja arvas, et tal on ilgelt vaja sellega pläristada. Aga hakkame pihta. Nüüd paar päeva hiljem on esimene kiht värvi meil eesruumi seina peal. Ja ma praegu täiega pean endaga aru, et kas teha teist korda veel, aga tundub, et peab tegema, sest see ei üsna laiguline. Aga lage ma teist korda ei taha enam värvida. Ma kohe näitan teile, mis vahepeal saanud on. Lagi ja seinad on värvitud. Ja aknaraamid ja laetala värvisin siis ühte tooni ja seinad valgeks. Siin on üsna pime, aga nüüd on sauna seinad või eesruumi seinad teist korda värvitud. Ja lisaks ma värvisin esimest korda ära ka korstna. Ma näitan teile. Me käisime paar päeva tagasi Pärnus ja siis ma ostsin sellised põrandaplaadid sauna eesruumi. Siin aga ma olen nii värvine. Kohe näitan. Et kui ma varem ikkagi nagu värvisin ennast selles mõttes, et meikisin, siis täna olen ma nagu selline. Ja mul olid kindad käes. Et enda värvimine on saanud uue tähenduse. Aga me käisime paar päeva tagasi Pärnus täitsa niimoodi kogemata. Nii äge käsi. Aga siis tahtsime minna Haapsallu. Tahtsime minna Haapsalusse vaatama, mis Haapsalu ehituspoodidel pakkuda on. Ja selgus, et Haapsalu ehituspoodidel ei ole mitte midagi pakkuda. Ehk siis need olid ikkagi üle keskmise kehva valikuga.
Hiiumaal isegi ma ütleks on parem või vähemalt sama hea valik kui Haapsalus. Ja niimoodi sattusime juhuslikult Pärnusse, ehk siis kuna me juba Haapsalusse läksime, siis mõtlesime, et ei hakka tagasi tulema, vaid sõidame edasi Pärnusse, meil oli käru kaasas ja saime seal niisama toredasti aega veeta ja saime siis ka ehitusasju osta. Ja üks asi, mida ma leidsin, mida ma ammu olin otsinud, oli see, et ma tahaksin sauna leiliruumi ära vahatada. Lähme sinna, ma näitan. Leidsin sellise vaha. Nüüd siis proovime, kas see vaha toimib, kuidas see toimib. Ma pole kunagi enne seda teinud. Mul ei ole aimu ka, kuidas seda peale kantakse, aga proovime vähemasti ühes toa nurgas või selles saunaruumi nurgas. Ja vaatame, kus me siis sellega jõuame. Näitan ka siis leiliruumi, enne kui ma seda töötlema hakkan. See on üsna madal. Niisugune madal uks. Siin on aken. Aga samas on ta üsna avar. Ja selline on ta siis praegu. Lähme vahepeal üle hoovi, vaatame, mis poisid teevad. Poisid ehitavad meil vannituba, õigemini lammutavad, aga nüüd hakkavad vett tagasi majja panema. Päris tormakas on meeles. Me oleme keldris, maja all on niisugune väga madal kelder. Aga siin on hüdrofoor ja torud. Ja kohe on 2 veepõlvi. Te olete nagu mutiaugus, ühtegi mutti pole tulnud vastu või? Ei, see on betoon põrand. Mul saunast oli hiir sõbraks. Mida? Saunast tuli hiir sõbraks, jalutab ringi seal. Nägid teda hiirt? Mis ta tegi? Kõnnib ringi seal. Ei, üldse ei karda sind. Ta oli segaduses küll veidi, ma arvan sellest aisust. Värvi aisust. Väike kiire vaheupdate ka ägedatest leidudest. Üks päev enne ütlesin, et siin taga on hästi, kuuride taga on hästi kõrge rohi. Ja et me ei saa siia praegu minna, vaja trimmerdada, siis täna Jimmy ajas meie sellele John Deere'il ikka käeled sisse ja sai siit läbi. Ja mida me avastasime siis? Selgus siis, et siin kuuride taga, et muidu meie hoov on seal teisel pool kuure ja tundus, et nende kuuridega hoov piirnebki. Aga tegelikult on see siin kõik suur vaarikate põld. Seal taga on viljapuud, erinevad viljapuud ja tegelikult hoovi ala läheb nende puudeni siin välja. Siin ilmselt ei ole lihtsalt aastaid niidetud, nii et kui me kõik selle siit ära niidame, siin vahel on ka puidust aed, siis me saame omale väga palju suurema hooldatava ala ja hoovi ala siis. Ja plaan on, et kunagi siia tuleb aiamaa ja võib-olla minu suur unistus vaarika veinist ei olegi enam nii kauge, kui ma varem arvasin. Me ostsime nii ägeda murutraktori Mehkast, sellisest poest, väga äge personal oli seal ja me saime omale väga laheda John Deere'i. Ja meie üllatuseks käib tänapäeval murutraktori õlivahetus täpselt niimoodi. Et üks potsik välja, teine potsik sisse. Määrime selle siit kokku ja selle ka siit. Ilusti istuks sinna sisse. Vaatame, et istuksin. Nüüd on kinni. Sanapõrand on klaahitud. Nüüd uugivahed on puhastatud. Nüüd on järg uugivahede täitmisega. Homseks peab olema valmis saun. Ja suure saunaehituse kõrval me vahepeal ilmnes, et me ei tea, kus kohas on meie puurkaev. Meile tuleb majja vesi puurkaevust, sauna tuleb salvkaevust. Ja nüüd mehed üritavad selgeks teha. Me eile piiksutasime selle metalliotsijaga ja me ei leidnud ülesse. Me umbes piirkonda teame. Ja Andren teile nüüd näitab, kuidas kaevu otsimine käib. Kõik keerab. Selle koha peal on midagi. Ja kui lähed siit edasi, siis laseb lahti. Siin ei ole nagu midagi. Paakukset sööd. Vaata. Ja siin enam ei ole.
jah. Kaevata midagi, jah. Ma proovisin kaevata sealt. No. Reede õhtu on kätte jõudnud ja kui me pidime täna õhtuks sauna valmis saama, siis lähme vaatame. Saun sai valmis. Saunamaja on meil nüüd selline. Siin ees on mõnus istumise koht, meil tulevad täna õhtul sõbrad. Grill ootab. Sauna värvimise protsessi te nägite ja nüüd siis on tulemus selline. Maha panime heledad plaadid puidu imitatsiooniga, terassi vaiba ja nurgas on meil siis selline pliit, kus peal tünnis tuleb soe vesi, kui tuli all on. Leiliruumis siis vahatasime ära kõik. Et ma ei tahtnud sellist tavapärast puidutooni leiliruumi. Vahatasime valge vahaga ja musta vahaga. Ja minu arust tuli tulemus väga äge, et põrand ja istumise osad siis mustaga ja ühtlasi siis laedalad ka. Ja ülejäänu panen ukse kinni. Natuke raske on siin madalas ruumis näidata, kui tuli ja aken on ühes seinas. Et ukse taha panin konksud, sest ma mõtlesin, et kui ma ise olen saunas, siis tahaks ju, et rätikud oleksid seal, kui ma pesen, et ma ei taha märjana siin ette ruumi minna. Kui me siin oma perega pesemas käime. Siia panime paar korvi, et kui Rasmus tuleb oma mänguasjadega, mida ta nagunii tuleb, et kuskil siin tünnides ennast pesta, et siis ta saaks oma mänguasjad sinna korvi panna ja et näiteks pesuvahendid saaks toetada siia ülemisse korvi. Et siin on juba mõned puud, siia kohe teeme tule alla ja kohe täna tuleb siin esimene, siis siuke uue sauna esimene tegemine. Nii et selline sai see meie saunakene. Ülimõnus. Ja siia riiulisse ostsin siis mõned saunalõhnad ja kehakoorijad ja erinevad dušikeelid, et siis inimestel oleks mõnus võtta. Detailides siis nii palju, et panin siia konksud, sellised mereteemalised konksud, et hoida natukest sellist mereteemat, aga samas, et see ei oleks liiga selline imal ja prosta. Siia näiteks ostsin täitsa tavalisi mingeid nuustikuid, kuna me värvime ja oleme pidevalt mingi värvi ja õli ja vahaga koos, et siis saaksin ennast korralikult küürida. Mõned riiulid, kõlar on seal üleval, kell. Üliarmas leid siit kohalikust poest on selline armas küünlalatern, mis väga hästi sobitub meie sellisesse merelisse stiili siia. Ja uksest välja siis selline vaade. Ja täna siis on siuke seltskonnakoleng siin. Hakkame grillima, sõpradega sauna ja vaade majale siis siit selline. Väga äge, saigi valmis. Aitäh, et tulid. Näeme järgmine nädal.